Me täname, Isa, et see ei ole lihtsalt üks kirjutatud sõna, aga Isa, selles on meie elu. Selles on kõik, mida me vajame, Isa, eluks ja Jumala kartuseks. Isa, me täname, et sa oled täna siin oma vaimu läbi, Isa, et ehitada oma kogudust, et täita meie südamed, Isa, ühe suurema arusaamisega, suurema valgusega, Isa, sinu sõnast, et me võiksime käia sinu teed, et me võiksime teostada sinu tahet ja sinu plaani, Isa, et me ei elaks lihtsalt nagu tavalised inimesed, Isa, vaid et me oleksime sinu pojad ja tütred, Isa, tegemas sinu tahet, Isa. Isa, me täname sind selle eest, Isa, me täname sind sinu pühavaimu võidmise eest, Isa, me täname, et sinu vool on siin, Isa. Halleluuja, ja Isa, me haarame sinu sõnas kinni ja me ütleme, me oleme näljased, Isa. Me oleme näljased, Isa, sinu järele, sinu sõna järele, Isa, sinu plaani järele, Isa. Halleluuja, ja me pühendame ennast, Isa, värskelt iga päev, Isa, teostada sinu tahet, Isa. Tänu sulle, Isa, Jeesuse nimel. Amen. Amen. Ja ära kunagi tüdine mitte ühestki kirjakohast. Mitte ühestki kirjakohast. Ma ei kujuta ette, kui palju kordi Kenneth Hagin võis öelda oma elu jooksul, jutlustamas koguduse eest, pöörame nüüd Markuse 11:23. Ma ei tea, kui palju kordi ta seda ütles. Seda oli väga palju. Väga palju. Ja me kunagi ei jõua mitte ühegi kirjakoha selle lõppu, sest et Jumala sõna on nii sügav, nii kõrge, nii lai, nii pikk, et me kunagi ei jõua selle täiuslikkusesse. Ära kunagi tüdine mitte ühestki kirjakohast. Amen. Isegi see sama kirjakoht, nagu Joosep tuleb ette ja ütleb, keerame 2. Korintos 9. Ma tean, et väga paljud mõtlevad, jälle see kirjakoht. Ära kunagi mõtle nii. Ära kunagi mõtle nii, sest et sa ei jõua muidu Jumala tõotustesse sisse. Sest et kui sa usuksid iga oma ihurakuga seda sama salmi, millest ta hakkas lugema, kui sa usuksid iga sõna selles salmis, su elu oleks teistsugune. Sest mida see ütleb? Aga Jumal on vägev teile andma. Ja kui me usuksime seda, et Jumal on vägev meile andma kõike armu ja kõike, mis iganes me vajame, meie elu oleks teistsugune. Nii et ära kunagi tüdine. Amen. Nii et me peaksime mõtisklema selle sama kirjakoha peale, nii nagu teiste kirjakohtadega peale. Ja see ongi see koht ka, kus me peame olema juhitud Jumala vaimust, sest et Jumala vaim teab iga päev, mida me vajame tema sõnast. Tema teab. Ja me peame toetuma tema peale. Me peame küsima tema käest, püha vaim, mis sul on täna minu jaoks? Sest see, mida ta annab sulle eile, ei ole täna võib-olla enam see värske leib, mis ta tahab sulle anda. Amen. Toetume tema peale. Aga iga tema sõna, iga silp selles raamatus siin, see on elav ja see on vägev ja see on võimeline muutma meie elu. Amen. Ja ta ongi juba seda teinud ja teeb rohkem ja rohkem. Nii palju, kui me ennast talle avame. Sest et Jumal ei ole piiratud ise, ta on piiratud meie ise piirame teda. Amen. See ongi, kuidas me teda piirame, isegi istudes koosolekul, kui me lihtsalt istume passiivselt. Ja oleme vait. Siis Jumal on piiratud. Amen. Ta tahab teha rohkem meie elus. Ta tahab teha rohkem, aga meil peab olema see igatsus. Ma tahan kõike, mis sul on minu jaoks. Ma ei ole nõus vähemaga. Ja ma teen kõik, et saada see kätte. Amen. 2 pühapäeva pastor Jaanus on rääkinud siis mõtlemisest, meeltest. Ja kes saab öelda, et see oli väga hea. See oli super hea. Ja meil on vaja kuulda sellest teemast jälle. Ja ma lähen tegelikult seda sama rada, aga ma räägin täna natukene teisest küljest. Ja lähme alguses keerame Rooma 12. Roomlastele kiri 12. peatükk ja 2. salm.
ütleb nii, jälle me teame neid salme, aga jälle me ei ole jõudnud selle ilmutuseni, sest muidu me elaksime teistmoodi. Rooma 12:2 ütleb, ja ärge saage selle maailma sarnaseks. Ja mulle meeldib, kuidas ütleb laiendatud tõlge, ärge saage kujundatud ja kohandatud selle maailma väliste ja pealiskaudsete kommetega. Ärge laske sellel juhtuda, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. Nii et me peame muutuma teiseks inimeseks. Ja kuidas? Saad sa aru, et liblikas muutub teiseks, ta on alguses see nukk, eks ole, või alguses ta on see uss, see tõuk. Ja siis ta on seal nuku sees ja siis ta tuleb välja, ta on liblikas. See on täielik muutumine. Aga Jumala sõna ütleb, et kuidas meie peame muutuma? Oma meele uuendamise teel. Meie meeled, see, mis toimub meie meeltes, on olulisem, kui me aru saame. Usu mind, see on nii palju olulisem, kui me aru saame. Ja kui me keerame Filiplastele kirja ja jälle ka, mis pastor Jaanus juba ka luges mitu korda, loeme jälle üle. Kiri Filiplastele 4. peatükk, 8. salm. Viimaks, vennad, kõik, mis on tõsine või mis on siis tõde, kõik, mis on aus, mis on õige, mis on kasin, mis on armas, mis on hea kuulda, kui vooruslik komme kiituse väärt, sellele mõtelge. Jumal ütleb sulle, millele mõelda. Amen. Jumal tahab, et meie elukvaliteet oleks maksimumi peal. Ja ta ütleb, millele me peaksime mõtlema, et me jõuaksime sellesse elukvaliteeti. Sest et meie meeled on otseselt sellega seotud, mis meie elus toimub tegelikult. Sest et see, mida me mõtleme, see mingil hetkel kukub meie südamesse, varem või hiljem. Kui me ketrame mingeid asju oma peas piisavalt kaua, see kukub meie südamesse. Ja kui see kukub meie südamesse nüüd, mis juhtub, me räägime selle välja ja tegelikult me läheme ja me teeme seda. See on see jada, mis inimesega toimub, kas see on positiivne või negatiivne. Kui me ketrame negatiivseid mõtteid peas, mingil hetkel see asi kukub me südamesse. Amen. Jälle, isegi ka on räägitud juba, kui üks inimene mõtleb, ketrab peas vihamõtteid, vihkamise mõtteid kellegi suhtes, kuidas juhtub see, et keegi inimene satub vangi sellepärast, et ta on kellegi ära tapnud? Sest ta on hakanud mõtlema negatiivseid mõtteid kellegi teise inimese suhtes. Ja ta on lasknud sellel vihal ja vihkamisel nii suureks minna enda sees. See on saanud tema sees, ta on hakanud midagi nüüd uskuma sellest teisest inimesest. Kas sa tead, kui palju on täna ja on läbi ajaloo olnud inimesi vanglas, kes on seal absoluutselt süütuna istumas? Kuidas see on võimalik? Absoluutselt. Me näeme seda isegi Piiblis. Joosep pandi vangi, ta oli absoluutselt süütu. Lihtsalt sellepärast, et keegi sai tema peale pahaseks ja vihaseks. Ja kuna tal oli võim ja Joosepil seda ei olnud, siis ta sattus vangi. Kas see on ülekohtune? Absoluutselt. See maailm on täis ülekohut. Täis. Me ei ela ühes ilusas maailmas. Tänu Jumalale, et siin on ikkagi säilinud päris palju ilu sellest loodust, mis Jumal lõi kunagi. Aga see on patu pärast langenud. Ja see ei ole üldsegi see, mis ta oli. Ja see on tegelikult üks väga pime koht, kus me elame. Tänu Jumalale, et me ei teagi mitte midagi muud kui ainult seda siin maa peal, sest muidu me ei tahaks siin üldse enam olla. Aga mida me mõtleme, on ülioluline.
See, mida me mõtleme, lõpuks me seda teeme ja see tähendab, et terve meie elu läheb seda suunda. Kui me ei kontrolli oma mõtteid ja Jumal ütleb meile siin, millele mõelda. Millele mõelda? Kui paljud miljonid ja me kõik oleme seda teinud ja me võib-olla teeme seda ikka veel. Et me vahest hakkame ketrama, me kuuleme midagi. Jälle, sest kus me saame infot? Info tuleb meile sellest, mis me kuuleme, mis me näeme, mis me loeme, mis me vaatame. Amen. Info tuleb meile kõrvade kaudu, silmade kaudu. Amen. Ja nüüd me näeme midagi, me kuuleme midagi ja me hakkame selle peal mõtlema. Kõige esimene asi, mis ta siin ütles, kõik, mis on tõde, sellele mõelge. Me ikkagi iga päev veel teeme seda viga, et me mõtleme ja laseme endal mõtteid kedrata asjade peal, mis ei ole isegi tõde. Sest tead seda, et inimesed võivad meile rääkida igasuguseid asju. Me võime kuulda meediast igasuguseid asju, igasugust informatsiooni. Aga kas see on tõde? Saad sa aru, et miljonid ja miljonid inimesed, nad elavad ühe vale mulli sees. Nad usuvad valet, sest et kui me hakkame uskuma valet, siis me ei saa enam aru, et see on vale. Saad sa aru, et seal on miljonid inimesed, kes on absoluutselt veendunud milleski, veendunud. Ja nad sõdiks sulle vastu kõigega, mis neis on, sest et nad on selles veendunud ja ometigi see ei ole tõde. Ja Jumal ütleb, et me peaks mõtlema sellele, mis on tõde. Ära usu iga ühte. Ära usu igat asja, mis sa kuuled, mis sa näed, mis sa loed. Amen. Sest see ei pruugi olla tõde. Miks on nii oluline, et me teame ja tunneme Jumala sõna? Sest see on ainus absoluutne tõde. Absoluutne. Jumala sõna me saame uskuda 100%. Iga sõna selles raamatus on tõde. Amen. Ja sellepärast ta ütleb ka, et me peaksime läbi katsuma kõike Jumala sõnaga. Aga mõtted tulevad meile sellest, mis me näeme, kuuleme, loeme, vaatame. Ja jälle, me peame kogu aeg mõtlema selle sama salmi peale. Kui tulevad need mõtted, kui me midagi kuuleme, kui me midagi näeme, me peaks küsima, kas see on tõde? Kas see on hea? Kas see on armas? Kas see on puhas? Me peaks küsima enda käest, enne kui me hakkame keerutama neid asju oma peas. Amen. Meil peaks olema, kui sind aitab, kirjuta välja see salm, et sa näeksid kõik need sõnad. Millega sa pead asju läbi katsuma? Sest ta ütleb, et sellele mõtelge. Sellele mõtelge. See on meie ülesanne teha kindlaks, kuhu meie mõtted lähevad. Saad sa aru, et me võime minna väga paljudesse kohtadesse, kus meil ei ole üldse asja. Lihtsalt oma mõtetes. Amen. Kus sul ei ole üldse asja minna. Nii et kuhu me laseme oma mõtetel minna? Ärme muutume selle maailma sarnaseks. Ärge muutuge selle maailma sarnaseks. Maailma inimestel on täiesti suva. Nad arvavad, et nad võivad kõike mõelda ja kõike endale ette kujutada ja nad võivad ronida teiste inimeste magamistuppa ja nad võivad minna teise mehe naisega ei tea kuhu oma mõtetes. Aga saad aru, et see kõik algab mõttega. Lähme keerame Rooma kirja tagasi ja 8. peatükki. Rooma 8.
Ja ma loen siit 5. salmist. Rooma 8:5 ütleb. Sest kes elavad liha järele, nende meel on suunatud lihalikele asjadele. Aga kes elavad vaimu järele, neil, siis nende meel on suunatud vaimsetele asjadele. Pane tähele. Sest liha mõtteviis, see on surm. Aga vaimu mõtteviis, see on elu ja rahu. Sellepärast, et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda. Ja et me näeme, et meie meel, miks on see meel nii oluline, sest et see, kuhu me laseme oma meelel minna, kas me laseme oma mõtetel olla lihalikud mõtted? Mis on lihalikud mõtted? Kurjad, ja kurjad ka. Kurjad, isekad, mida mina tahan, mis mulle meeldib. Mind ei huvita, mis teised arvavad, mind ei huvita, mis teised tunnevad. Ma teen seda, mis mina tahan. Igasugused siuksed lihalikud mõtted. Ja kui me mõtleme siukseid mõtteid kogu aeg, kui me mõtleme inimestest, miks ta niisugused asjad selga pani, see üldse ei sobi talle, miks see soengu ta endal lasi, kui õudne, mis värvid või oma juuksed. Saad aru, me võime mõelda asju teistest inimestest, mis ei ole tegelikult üldse meie asi. Ja see ei ole tegelikult, see ei ole süütu. Me peame sellest aru saama, sest et me tegelikult anname hinnangud kogu aeg kellelegi teisele ja tegelikult me kogu aeg mõistame hukka isegi. Saad sa aru, et sa võid mõista kedagi hukka oma mõtetes. Ja Piibel ütleb, et Jumal näeb ära isegi iga meie mõtte. Amen. Sa ei pruugi seda isegi välja öelda, aga sa mõtled seda. Aga kui see on sinu mõte, see on ikkagi osa sinust. Nii et kui meie mõtted on lihalikud, siis ta ütleb seda, et meie meel on suunatud nendele lihalikele asjadele ja see teebki, saad sa aru, et me oleme 3 osas, eks ole? Me oleme vaim, meil on hing ja me oleme ihus. Nüüd, kui meie hing või meie meel on lihalik, nüüd see tähendab seda, et meie meel on nõustumas meie lihaga. Ja me elame lihalikku elu. Inimene võib öelda, et ma olen kristlane, ma olen vaimulik, aga tegelikult ta võib olla väga lihalik. Väga lihalik. Aga nüüd, kui meie meeled mõtlevad vaimsetele asjadele, Jumala asjadele, mida Jumal on rääkimas, nüüd meie meeled nõustuvad meie vaimuga. Nüüd me lähme õiget suunda ja me oleme vaimulikud. Amen. Miks Jumal ütleb Joosuale? Ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel. Need on nii ära leierdatud kirjakohad ja ometigi neis on peidus nii olulised asjad. Ja kuna me oleme kuulnud neid nii palju, siis me kuidagi ei pane neid enam tähele. Ja ometigi see oli tema edu alus. See oli selle edu alus, et terve see Iisraeli rahvas, miljonid inimesed, kes surid sinna kõrbe ja ei jõudnud tõotatud maale. Joosua oli 2 meest, Joosua ja Kaaleb miljonitest jõudsid sinna. Miks? Sest et ta mõtles teistmoodi. Amen, sest ta pani Jumala sõna oma suhu, sest ta mõtles Jumala asjade peale. Ta ei läinud kaasa selle maailmaliku, lihaliku mõtlemisega, mis oli sellel Iisraeli rahval, vaid ta valis võtta Jumala sõnad vastu, rääkida neid ja mõelda neid.
Ja see on meie edu alus. Ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat sinu suust. Jumala sõna. Olgu Jumala sõna meie suus. Amen. Nagu ta ütleb ka Uues Testamendis, kui sa räägid, siis räägi kui Jumala sõnu. Amen. Ja kui sa teed midagi, siis tee kui Jumala tegusid. Et me ei oleks lihalikud, vaid me oleksime vaimulikud. Vaimulikkus ei ole lihtsalt see, et ma tulen kogudusse piibelkaenlal. See ei näita meie vaimulikkust. Isegi kui me võime palvetada keeltes, me võime olla väga lihalikud. Saad sa aru, et me võime palvetada, meie suu võib käia, aga meie mõte võib olla ei tea kus. Ja see ei ole üldse vaimulik. Vahest me lihtsalt arvame, et mingi asi, mis me teeme või kuidagi viisi, kuidas me käitume, et see kuidagi teeb meist vaimulikku. See, mida me mõtleme, see, mida räägime ja nüüd, mida me teeme, see peab näitama seda, et see, mis meis on Jumala sõna ja mitte see, mida see maailm on rääkimas ja mida see maailm on meile näitamas. Amen, sest et ma olen kohanud kristlasi. Sa saad temaga kokku ja hakkad rääkima juttu ja temast ei tule mitte midagi muud välja, kui ainult kõik see, mis see maailm seal muudkui räägib. See oleks sama, kui et lähed ja vaatad uudiseid või lähed ja kuulad seda kristlast. Aga piibel ütleb seda ka, et see, mida meie süda on täis, seda meie suu räägib. Järelikult see, mida me räägime, näitab seda, mis tegelikult meie südames on. Amen. Ja võime üritada teha vaimulikke nii-öelda tegusid. Ja see ei tee meist vaimulikku. Amen. Mida me mõtleme, mida me räägime. Nii et siis, kes elavad liha järgi, nende meel on suunatud lihalikele asjadele. Vaata, kuhu sinu meel on suunatud. Vaata, mis mõtteid sa mõtled sellel ajal, kui sa ei ole koguduses. Ja isegi, kui sa oled koguduses. Sest et paljud inimesed istuvad oma pingis koguduses ja nad üldse ei kuule, mida räägitakse. Sest et nad mõtlevad hoopis muudele asjadele. Ja ei ole ime, et nende elu ei muutu. Sest et ainus asi, mis muudab meie elu, on Jumala sõna. Kui me võtame selle vastu ja kui me seda rakendame, see muudab meie elu. Meie elu ei muuda see, kui me tuleme kogudusse ja kuulame jutlust. See võib tunduda veider, mis mõttes? Jaa, sa võid kuulata. Meil on olnud inimesi, kes on käinud kogudus, nad ei ole mitte ühtegi koosolekut puudunud. Ja ometigi aastaid. Ja ometigi nad on olnud läbi ja lõhki lihalikud. Nendes ei ole mitte grammigi jumalikkust. Kui sa hakkad rääkima, sealt ei tule mitte midagi Jumala sõnast. Ja kui sa isegi hakkad Jumala asju rääkima, siis ta ise kuidagi veeretab juttu jälle kuskile mingisuguste maailma asjade peale. Mida me mõtleme? Lähme keerame 1. Moosese raamatusse. Tead, et mitte midagi ei ole uut selle päikese all. Kõik on üks ja sama. Inimesed ei ole muutunud. Jumal tänu Jumalale ei muutu kunagi. Kurat ei ole ka muutunud. Kõik on täpselt ühtemoodi. 1. Moosese 4. peatükk. Jälle väga tuntud lugu. Loeme jälle 3. salmist. Kain ja Aabel. Ja ütleb, ja mõne aja pärast juhtus, et Kain tõi Jehovale roaohvri maaviljast ja ka Aabel tõi oma pudulojust esimesest soost ja nende rasvast. Ja Jehova vaatas Aabeli ja tema roaohvri peale, aga Kaini ja tema roaohvri peale ta ei vaadanud. Või nagu inglise keeles ta ütleb, et ta ei pidanud lugu Kaini roaohvrist. Ja siis Kain vihastus väga. Kain vihastus väga ja lõi pilgu maha. Ja me teame seda, et ta vihastus Aabeli peale ja tegelikult ka Jumala peale. Nüüd, ma küsin küsimuse. Me teame seda, mõlemad nad tõid ohvri Jumalale.
mida tegi Aabel pahasti või valesti, et põhjustada Kaini vihastumist? Mitte midagi. Mitte midagi. Ja siin me tuleme jälle selle juurde, et see maailm on täis ülekohut. Sest selle maailma Jumal on ülekohtune ja on kuri. Ja need inimesed, kes elavad lihalikku elu, nad võtavad selle maailma Jumala iseloomujooned nii-öelda, need on nende sees, seesama on nende sees. Aabel ei teinud mitte midagi selleks, et pahandada või vihastada välja oma venda. Aabel lihtsalt armastas Jumalat ja tõi Jumalale oma parima. Aga see tema õige ja hea tegu tõi tegelikult valguse kätte selle, et Kaini südames oli midagi mäda. Ja ta vihastus ja me teame seda lugu, et ta vihastus nii palju ja Jumal tuleb Kaini juurde ja 6. salm ütleb, ja Jehova küsis Kainilt, mis pärast sa vihastud? Nüüd, Jumal ei küsi meie käest küsimusi sellepärast, et ta ei tea. Ja meie peame talle ütlema vastuse. Jumal teab kõike. Aga ta küsib meie käest küsimusi sellepärast, et ta tahab, et me ise nüüd analüüsiksime. Ta tahtis tuua Kaini sellesse kohta, kus, hei Kain, miks sa vihastud? Analüüsi ennast, analüüsi oma emotsioone, seda, mis käib sinu peas ringi. Kas see on üldsegi õige? Kas see on tõde? Kas see on midagi head? Analüüsi ennast, Kain. Jumal tahtis tuua punkti, kus ta oleks saanud meelt parandada ja asjad korda seada Jumalaga. Amen. Aga Kain ei tahtnud Jumalat üldse kuuldagi. Me näeme, kuidas ta on nii kuidagi bravuurikas ja mis mina ei ole oma venna hoidja ja mis iganes veel, kui ta juba oli ta maha tapnud. Ta oli nii bravuuri täis veel. Sest et ta oli hammustanud sisse sellesse vihasse. See on täpselt see sama pilt, nagu kui Eeva ja Aadam, nad sõid seda vilja. Ma ei tea, kust on tulnud see, et nad sõid õuna. Mitte kuskil ei ütle seda, et nad sõid õuna. Ma ei tea, kust see on tulnud. Mingi inimeste traditsioon jälle. Alati mine Piibli juurde. Ära usu kõike, mis öelda, isegi kui kristlased räägivad asju. Sellepärast Jumal ütleb, et me peaksime kõike läbi katsuma Jumala sõnaga. Ära lihtsalt usu seda, et keegi kuskil rääkis või keegi kuskil jutlustas. Mine ja vaata Piiblist, kas see on Piiblis kirjas. Ja Piibli ütleb, et nad sõid õuna. Nad sõid selle hea ja kurja tundmise puu vilja. Kus ma olin? Ma läksin nüüd rajalt kõrvale. Eeva ja Aadam, nad sõid seda vilja ja nüüd nad langesid, eks ole. Ja nüüd tulid kõik see, tuli patt, tuli surm, tuli hirm, tulid kõik need patu tagajärg, eks ole. Ja nüüd Kain hammustas sellesse sisse, ta lasi sellel vihal ja kibedusel endasse tulla. Aga kuidas see sai tema südamesse? Ta hakkas mõtlema. See Aabel, miks ta peab kogu aeg ta peab tegema õieti, kogu aeg ta peab tegema hästi. Jälle ta nüüd paneb mind halba valgusesse ja me ei tea täpselt, mis aga ta keerutas neid negatiivseid mõtteid enda peas, kuni see kukkustas südamesse. Ja see oli selline viha. Inglise keeles ta ütleb, et ta oli ülimalt vihane ja äärmiselt pahane. See ei olnud lihtsalt siuke väike mingi pahandumine. See oli viha, mis viis teda mõrvani. Ja see kukkus ta sisse, sest ta lasi neid mõtteid oma peas keerelda. Mõtted peas, millele sa mõtled. Tead, et see võib olla elu ja surma küsimus, millele me mõtleme. Sest et kui õpetussõnad ütlevad,
et surm ja elu on keele võimuses. Nüüd, mida meie suu räägib? Seda, mida me mõtleme. Amen. Kõigepealt me mõtleme ja nüüd me hakkame rääkima. Elu ja surm võib olla selle taga. Siin see oli isegi surm. Üks vend tappis teise. Appikene, seal on 4 inimest maa peal. 2 esimest last, kes on sündinud. Üks tapab teise. Kohutav. Aga see on see, millisesse maailma nad sündisid. See langenud maailm, kus kurat on selle maailma jumal. Ja me peame endale aru andma, et need mõtted ei ole süütud mõtted, mis me laseme oma peas keerelda. Need on kuskilt allikast tulnud. Ja miks Jumal ütleb meile, mille peale mõelda, et me laseksime need mõtted tulla õigest allikast. Amen. Et meil oleks see nii-öelda see filter kogu aeg peal. Et me saaksime aru, okei, see asi ei ole hea. See asi ei ole puhas. Välja mu mõte, ma ei võta vastu seda. See ei ole õige mõte. Ja me hoiame ennast puhtana, õige tee peal, komistamast. Me hoiame ennast komistamast ainult sellega, kui me filtreerime seda, mis meie peas käib ringi. Mõtted. Olulisemad, kui me saame aru. Kui me saaksime aru, mida see võib toota meie elus, kui me laseme valedel mõtetel olla oma peas. Peame oma meeli hoidma, muutuge teiseks inimeseks, oma meele uuendamise teel. Aabel ei teinud mitte midagi valesti. Nii palju inimesed, me lastakse õhku täielikult. Olulised kontaktid ja sidemed, mida Jumal on loonud, tuues inimesed kokku. On see siis koguduses, on see siis abielus, on see siis mis iganes suhtes. Jumal toob inimesed kokku, liidab nad kokku. Tema plaani jaoks. Ja inimesed täielikult lasevad pihuks ja põrmuks sellised olulised kontaktid ja sidemed lihtsalt sellepärast, et nad lasevad tulla sellel valel mõttel. Miks ta seda nii ütles? Miks ta mulle ei helistanud? Miks ta mulle ei rääkinud? Mis iganes. Saad sa aru? See võib olla nii väike mõte, aga kui me laseme sellel olla, saad sa aru? Kui paljud miljonid abielud lähevad lõhki, miks? Sellepärast, et lastakse tulla valedel mõtetel. Negatiivsetel mõtetel oma abikaasa suhtes. Ja kedratakse neid. Ja see müür kogu aeg tõuseb 2 vahel. Ja see algab ainult mõttest. See algab mõttest. Kui palju on abielu rikkumisi? See algab mõttest. See algab kõigepealt sellest mõttest, et ei olda enam rahul sellega, keda Jumal on pannud tema kõrvale. Ja nüüd me lähme edasi mõtetega edasi ja see rahulolematus kasvab. Ja nüüd see keegi on see nii tore ja nii armas ja nii kena. Ja sellest piisab. Ja tead, et tänapäeval inimene jälle, me võime abielu rikkuda mõtetes. Jeesus ise ütleb. Jeesus ütles, kui sa vaatad teise peale himustades, siis sa oled juba abielu rikkunud oma südames. Sa ei pea isegi seda reaalselt teostama. Sa oled juba seda Jumala silmis teinud. Miks? Sellepärast, et sa oled sellele mõelnud. Mõtted. Mis mõtted on meie peas? Sest et me ei keera aja pärast. 1. Johannese 3:15 sa võid kirjutada. Jumal räägib seal sellest, kes oma venda vihkab, see on inimese tapja. Võiks küsida, kas ta tappis kedagi? Ei. Aga Jumal ütleb, sa oled inimese tapja. Miks?
Sest et Jumal teab, et kui me laseme sellel vihal jääda oma mõtetesse, oma südamesse, siis tegelikult Jumala silmis me oleme seda nagu teinud. Sest kui paljud inimesed, nad ütlevad, ma näen, kui see inimene ainult välja ilmuks, ma siuke tunne, et ma tapaks ta ära. Kes on kuulnud midagi sellist? Absoluutselt. Tead seda, et Jumal ütleb, et sa oledki inimese tapja. Sa ei ole seda püssi tõstnud ja sa ei ole seda nuga veel löönud, aga Jumala silmis sa oled inimese tapja. Tead seda, et kui Jumal ütles Abrahamile, võta oma poeg Iisak ja mine sinna Moria mäele ja mine ohverdada mulle. Me teame, et Abraham järgmine hommik vara tõusis üles, võttis oma poja, võttis need mehed kaasa endale ja nad läksid. 3 päeva nad läksid sinna mäeni. 3 päeva Abrahamil oli aega mõelda nende asjade peale. Ja ta ei lasknud valesi mõtteid tulla oma pähe. Sest et kui sa loed Hebra 11. peatükis, kus on see meie väga tuntud usu peatükk, ütleb, et Jumal ütleb, see on Jumala raport Abrahami kohta, ta ütleb, ja Abraham ohverdas oma poja Iisaki. Ta ei ütle, et ta mõtles ohverdada, ta ütleb, et ta ohverdas. Jumal nägi, et ta ohverdas oma poja. Ja sellepärast Jumal sai ohverdada oma ainusündinud poja Jeesuse, sest et Abraham, kuigi Jumal tuli ja sekkus, ingel sekkus, ütles, et ära löö oma last maha. Ometigi Jumal ütles, sa tegid seda. Miks? Sest ta oli nii veendunud. Ta oli nii veendunud. Ta oli 3 päeva. Ta oli nii veendunud ja ta oleks selle ära teinud, kui ingel ei oleks vahele sekkunud. Nii et kui me isegi midagi ainult mõtleme Jumala silmis, me oleme seda nagu teinud. Nii et mõtted ei ole niisama asjad. Mõte ei ole midagi, mis läheb ja tuleb. Võin mõelda, mida iganes ma tahan. Keegi ju ei näe. Keegi ju ei tea, mida ma mõtlen. Ma võin olla silma ees väga tore ja väga kena ja väga lahke ja öelda midagi ilusat, aga tegelikult ta ju ei tea, mida ma temast mõtlen. See ei ole süütu. Jumala ees see ei ole süütu. Ja see annab kuradile võimaluse panna valesid seemned meie saad sa aru, sa elad tegelikult vales. See on pettus. Me nimetame seda silmakirjalikkuseks. Mis see on? See on pettus. Ja kui me laseme pettusel olla oma elus, see on väga ohtlik asi. Amen. See on väga ohtlik asi. Me peame kontrollima, mida me laseme oma 2 kõrva vahel ringi käia. Mitte ükski, nagu ma olen kunagi ka öelnud, mitte ükski abielupaar ei maandu nii-öelda kohtuseks ole või kuskil, kus nad tulevad sinna, et nüüd me tahame lahutada oma abielu. Ja ükski nad ei ütle ilusaid ja meelitavaid sõnasid seal oma abikaasa kohta. Või ei räägi kohtunikule, kui super tubli ja tore ja armas abikaasa mul on. Mitte keegi. Mitte keegi. Miks? Sellepärast nad seal ongi. Sellepärast nad seal ongi. Sest see on alanud mõtetest. Ja nüüd nad on elamas seda välja, mida nad on piisavalt kaua mõelnud ja enda peas kedranud. Ja see on kukkunud nende südamesse ja nüüd nad elavad seda välja. Ja nii see toimib. Kõik asjad nii toimivad meie elus. Mõtted ei ole süütud asjad. Sellepärast Jumal ütleb, mille peale me peame mõtlema. Lähme kiirame 1. Moosese raamatusse. Ma olengi siin. 1. Moosese 6. peatükk. Ja loeme siin 5. salmist.
räägibki, ütleb, kui Jehova nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad. Ja inglise keeles ta ütleb siin see mõtlemiste kohta, ta ütleb ettekujutused ja kavatsused. See tähendab, et kõik inimeste ettekujutused ja kavatsused olid ainult kurjad. Ja siis Jehova kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale ja ta süda valutas. Ja Jehova ütles, ma tahan inimese, kelle ma olen loonud maa pealt ära kaotada. Nii hästi inimesed kui loomad ja roomad, taevalinnud ning ma kahetsen, et ma nad olen teinud. Aga Noa leidis armu Jehova silmis. Kujutad see ette, tolle aja maailma kogu inimkonna seas Jumal leidis ühe mehe, kes mõtles teistsuguseid mõtteid. Kujutad ette? Noa leidis armu. Ja kujutad see ette, et see, et Jumal nägi, et inimeste mõtlemised või nende ettekujud, see on väga hästi öeldud inglise keeles, ettekujutused ja kavatsused. Sest et jälle, Jumal on andnud meile selle võimekuse näha asju oma meeltes. Nagu ma ütlesin, me võime minna igasugustesse kohtadesse ilma minemata füüsiliselt, ainult oma meeltes. Mõeldes asju, ette kujutades asju. Me võime teha asju, mida me ei ole veel kunagi teinud siin. Me võime näha ja ette kujutada ennast tegemas mingisuguseid asju. Amen. Ja Jumal nägi, et inimeste ettekujutused ja kavatsused, see, mida me ette kujutame oma peas, seda me lõpuks teeme. Nii et teeme inventuuri, mis toimub meie meeltes. Saad sa aru, tänu Jumalale meil on võimalik parandada meelt. Amen. Tänu Jumalale. Tänu Jumalale Jeesuse vere eest, et kui me avastame, appikene Jumal, ma olen mõelnud selle peale ja sellest inimesest niimoodi ja sellest olukorrast ja ma olen näinud ennast tegemas seda valet asja ja seda rüvedat asja või mis iganes. Ja me võime minna Jumala ette, Isa, anna mulle andeks ja ma parandan meelt. Ja las Jeesuse veri pesta mu meeled. Amen. Pesta mu meeled puhtaks. Aga nüüd õppida, kuidas kontrollida oma meeli, kuidas öelda ei ja panna uks kinni teatud mõtetele. Amen, see hoiab meid elus ja Jumala tee peal. Aga Jumal nägi, kujutad see ette, et Jumal lasi tulla sellel tohutul veeuputusel, et kõik peale Noa perekonna, kõik inimesed, kes elasid maa peal, nad hävisid. Miks? Sest nende mõtlemised olid kurjad. Kujutad see ette, kui tähtis on see, mida me mõtleme. Et Jumal pidi ära pühkima terve inimkonna, jätma ellu ainult ühe perekonna, kes mõtles teistmoodi. Ja see on see influence. Mõju, see on see mõju, mida see maailm tahab meile tuua. See maailm, nagu me lugesime Rooma kirjast inglise keeles, ta ütles, et maailm tahab meid vormida enda järgi. Selle maailma mõtlemise järgi. Et me läheks valet teed. Et me teeks valesi otsuseid. Et me ei teostaks Jumala tahet. Sa saab vormida meid, mõtle seda. Ja need mõtted võivad tulla pommitada meid vahest. Ma ei tea, kas sa oled kogenud seda. Vahest on mingi vale mõte, see tuleb ja see nagu pommitab ja sa lükkad selle eemale, ta tuleb ja nagu jõuga. See on kurat. Me peame seisma Jumala sõna peal ja panema talle vastu nii kaua, kui ta kaob. Me ei tohi alla anda, me ei tohi lasta lihtsalt asjadel tulla ja sõita meist üle ja vormida meid maailma järgi. Laseme endal Jumalale ennast vormida tema sõna järgi. Amen. Õieti.
Jumal pidi ära pühkima kõik need inimesed. Lähme keerame siit paar lehte edasi. 1. Moosese 11. Paabeli torni ehitamine. Ma loen selle 6. salmi. Me teame seda lugu, me ei loe kõike seda lugu. Ja Jehova ütles, salm 6, vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha. Nüüd see sõna kavatsevad inglise keeles ütleb, mida nad on ette kujutanud. Jälle meie meel. Mida me kujutame ette. Mida me näeme ennast tegemas. Saad sa aru, et see võib olla meile komistuseks, aga see võib olla meile tohutuks eduks. Amen. Sest Piibel ütleb seda, et kui sa näed ennast, ja jälle, kuidas sa näed? Sa näed ennast selles meeltes. Kui sa näed ennast tervena, siis sa oled terve. Sa astud selle tervise sisse. Kui sa näed ennast jõukana, sa astud selle asja sisse. Kõike, mida iganes sa kujutad ette. Aga jälle, mille järgi me võtame seda, mida me ette kujutame? Jumala sõna järgi. Sest Jumala sõna ütleb, et tõepoolest Jeesus võttis kõik minu haigused ja kõik minu valud ja tema vermete läbi ma olen terveks saanud. See tähendab seda, et ma tohin kujutada endale ette, et ma olen absoluutselt pealaest jalade aldadeni terve. Sest et Jumala sõna ütleb seda. Ja kui ma seda näen, nüüd ma elan seda. Ja Piibel ütleb, et Jeesus sai vaeseks minu pärast, et mina tema vaesusest saaksin rikkaks. Kui ma näen ennast rikkana, ma astun selle sisse. Amen. Kui me näeme ennast vaesena, kui me näeme ennast, et mul kunagi ei ole piisavalt ja siin on puudu ja seal on halvasti, siis seda me elame. Me elame täpselt seda, mida me näeme oma meeltes. Sest mida me näeme oma meeltes, seda me suu räägib, seda me süda usub ja seda me elame välja. Muutuge teiseks. Muutuge teiseks inimeseks oma meele uuendamise teel. Ja meeli uuendame Jumala sõnaga. Amen. See, mida Jumal minu kohta ütleb, seda ma näen. Selline ma olen. Seda ma saan teha. Amen. Selliselt ma elan, sest et Jumal ütleb seda. Ja kui ma näen seda siin, ja kui ma räägin seda välja ja nüüd usk tuleb mu südamesse ja nüüd ma astun selle sisse. Amen. Ja nüüd me elame Jumala tõotustes. Aga kõik algab mõttest. Mõtted on nii olulised. Kui me mõtleme kas või Jeesuse peale. Jeesus, kui ta oli kõrbes kurat kiusata, siis väga paljud arvavad seda, et seal oli 2 tükki istusid seal kõrbeliival, Jeesus ja kurat. Ja nüüd kurat pakub talle igasuguseid. Saate aru, kuidas inimesed mõtlevad neid asju? Jeesusele tulid mõtted ja ideed, täpselt nagu sulle ja mulle. Ta ei näinud kuradit, kurat ei ilmunud talle, kurat tõi talle mõtteid ja ideid. Kuule Jeesus, kui sa oled Jumala poeg, ma ei ole Jumala poeg. Saad sa aru, mõtted tulevad. Ja ta suutis teha vahet sellel, mis mõte on Jumalast ja mis mõte on kuradist. See on üks olulisemaid asju, mida me peame õppima oma kristlikus elus. Amen. Mis mõtted on Jumalast ja mis mõtted ei ole. Ja mulle meeldib, kuidas Nancy Dufresne seda õpetab. Kui sul tuleb mõte ja kui sa saad aru, et see tuleb siit, see, kus on sinu vaim, sinu süda nii-öelda. Kui see mõte tuleb, ta tuleb siit ülesse, siis see on Jumalast, sest et Jumal elab sinu südames.
kui mõte tuleb väljast, siitpoolt, kust iganes, aga väljast, siis see ei ole Jumal. Kui Jumal sinuga räägib, see tuleb sinu südamest, sinu meeltesse. Ja me peame seda õppima. Sa pead küsima, kui mingi mõte tuleb, kust see mõte tuli? Kas see tuli mu südamest või see tuli kuskilt väljast? Kust see mõte tuli? See on ülioluline seda ära tabada. Sest et me kõik oleme võimelised eksima. Kui sa mõtled appikene Aadam ja Eeva. Eeva sai petetud. Eeva oli briljantne. Ta ei olnud veel pattu langenud. Tema meeled ja mõistus oli, me ei kujuta ette, mis tasemes. Ja ometigi, kurat oli nii kaval, et ta suutis ta ära petta ja kuidas jälle mõtted. Ja kui me keerame sinna, me oleme esimese Moosese raamatus nagu nii. 3. peatükk. Me teame seda, et kõigepealt ta valetab, et nad ei sure. Aga 4. salm ja Madu ütles naisele, et ei sure kummatigi mitte, vaid Jumal teab, et mil päeval te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks tundes head ja kurja. Ja naine nägi, kuidas tulevad mõtted, mis me rääkisime, mille kaudu, mida me näeme, mida me kuuleme, mida me loeme. Asjad tulevad meisse sisse nende kaudu. Ja naine nägi, et puust oli hea süüa. Mis see on? Talle tuli mõte. See on nii hea. Ja kujutad ette, et midagi, mida Jumal oli neile keelanud ja öelnud sellega, et see ei ole hea teile. Kurat sai Eeva petta, pannes teda uskuma valet, et see on hea. See on üks kuradi tüüpstrateegiaid, et me hakkaks uskuma midagi, mis on vale. Ja ma alguses ütlesin, seal on miljonid inimesed, kes usuvad ja on absoluutselt veendunud milleski, mis ei ole tegelikult tõde. Ja inimesed võivad elada täielikus valemullis ja arvata, et nendega on kõik väga hästi. Ja nad elavad vale sees. Nad on uskumas valet. Sest et kui miski ei lähe kokku Jumala sõnaga, siis see on vale. See on vale. Amen. Kui keegi tuleb ja ütleb, väga tüüpiline inimesed, näiteks nad on madalmeelsuses, sellepärast, et keegi inimene on nende kohta midagi öelnud. Sa oled selline või sa oled tollane või sust midagi ei ole, midagi sa ei oska ja midagi sa ei saa aru ja sa oled nii kole. Inimesed võivad öelda igasuguseid asju. Ja nüüd, kui see inimene võtab vastu need sõnad ja hakkab neid uskuma, nüüd ta elab seda välja. Ja mis see temaga teeb? Ta on madal. Sest ta nüüd tunneb ja usub, et ta ei ole midagi ja ta ei ole keegi ja ta ei suuda midagi ja ta ei oska midagi. Ja see on vale. See on vale. Sest et ta ütleb, et Kristuses Jeesuses me suudame kõik. Kristuses Jeesuses sa oled armastatud. Sa oled vastu võetud. Sul on kõik antud, mida iganes sa vajad eluks ja Jumala kartuseks. Sul ei ole mitte millestki heast puudus. Kristuses Jeesuses. Aga kui me võtame vastu need asjad, mida teised inimesed räägivad või mida teiste kogemused meile näitavad ja me hakkame neid uskuma, siis me võime elada täielikus vales ja olla selles veendunud. Nii on. Nii et me peame aru saama, kust tulevad need mõtted, kas need tulevad Jumalast või ei tule Jumalast.
Sest jälle mõtetega on üks huvitav asi. Kui me keerutame, sest et alguses võib olla isegi, et kui tuleb mingi mõte ja me isegi nagu, mis imelik mõte, lihtsalt nagu lükkame minema. Aga kui tuleb see mõte uuesti ja kui tuleb võib-olla 10. kord ja 20. kord, siis me juba hakkame nagu, aga äkki seal ikka on midagi. Saad sa aru? Ja nüüd on see, kus me tegelikult oleme selle konksu taha jäänud. Isegi kui üks mõte tuleb 1000 ja 10 000 ja 1 000 000 korda, kui sa tead, et see ei ole Jumalast, seisa sellele vastu. Ei tähenda, kui kaua see tuleb. Ei tähenda, mitu korda see tuleb. Sa pead teadma, kes sa oled Kristuses. Sa pead teadma, mida Jumal on sulle andnud. Sa pead teadma, mida Jumal on sinu kohta öelnud. Amen. Sest et kui tuleb mingi mõte piisavalt kaua ja kui me ikkagi kuidagi laseme sellel juba natukenegi see nii-öelda see jalg on saanud ukse vahele, siis lõpuks see sama mõte, mis alguses tundus meile nii tobe ja nii, mis mõte üldse, siis lõpuks see tundub meile loogiline ja me hakkame seda uskuma. Ära usu kuradi valesi. Tead seda, et kuradis ei ole mitte grammigi tõde. Jumal on tõde. Jumala sõna on absoluutne tõde. Kuradis ei ole grammigi tõde. See tähendab, kui juba ta tuleb mingi ideega, pakkumisega, mõttega, sa võid juba teada, see ei ole tõde. Selles on mingi kala sees. Selles on mingi vale sees, selles on mingi element sees, et tõmmata mind tõest eemale. Amen. Sest et kurat, nagu Piibel ütleb, ta on valetaja ja ta on valede isa. Temas ei ole mitte midagi muud kui ainult vale ja pettus. Ja me peame seda teadma ja endale aru andma, et mis iganes ta meile pakub, sest kui palju seal on surnuaiad täis inimeste ihusid, kes on uskunud kuradi valesi, kes on pakkunud neile, nagu ta tuli Jeesuse juurde. Kui sa ainult kummardad mu ette, ma annan kõik selle maailma hiilguse, kõik selle maailma rikkuse, kõik, mis iganes hiilgab ja sätendab ja on ilus ja kaunis ja ihaldusväärne, ma annan selle kõik sulle. Ja tead, et seal on miljonid ja miljonid, kellede juurde ta on tulnud ja pakkunud neile midagi suurepärast. Tohutu äriidee, tohutu võimalus. Ära maga maha oma võimalust. Ja need inimesed on läinud, sest et nad on uskunud valet ja nad on võtnud vastu mingi vale, mida neile on pakutud. Uskudes, et nad saavad midagi suurepärast. Eeva uskus, et ta saab midagi suurepärast. Saad sa aru? Ja mida ta sai? Surma. Nad surid sellel samal hetkel. Nad surid vaimulikult, nad said lahutatud Jumalast. Nad pidid välja minema Eedeni aiast. Sellest imelisest kohast, mida Jumal oli nende jaoks loonud. Ja mingil hetkel nad surid ka füüsiliselt. Nad said surma sellepärast, et nad hakkasid uskuma midagi, mida kurat tahtis neile esitada ja maalida. Saad sa aru, täpselt samamoodi nagu eelmine kord pastor Jaanus rääkis, kuidas Jumal tahab maalida meie meeltesse pilte. Kurat tahab teha seda täpselt samamoodi. Aga tema maalib oma pilte ja need pildid ei ole tõed. See pilt on vale, see on pettus ja see on vale, sest ta tahab meile pakkuda ja teeb meile tohutult võimsaid pakkumisi. Ja ometigi, kui me selle taha komistame ja kui me hakkame himustama seda, mida tema meile pakub, nüüd me lõikame surma.
See ei too meile elu, see ei too meile rahu, see ei too meile edu. Ta mängib ainult, ta on nagu see mingisugune, tead, et ta ei taha, et me teaksime, et see on tema. Ta on nagu see, tead, kus on need nukuteatris, need, kus nukud on nööride otsas. Mängitakse nukuteatrit. Ideaalne on see, et need, kes vaatavad seda, nad ei näe seda, kes liigutab neid nukke. Ja tundub üks tore ja põnev etendus, aga tegelikult keegi on liigutamas neid nukke. Ja kurat on täpselt see, kes tahab liigutada meie elusi ja jääda ise varju. Ja väga paljud lasevad. Väga paljud hammustavad sisse nendesse pettustesse, nendesse suurepärastesse pakkumistesse. Sul on ainult üks elu elada. Miks mitte? Miks mitte proovida seda ja teist ja kolmandat? Vaata ette. Jumal tahab tõelist edu meile pakkuda. Tõelist edu. Elu, mis on täis rahu ja rõõmu. Kurat ei saa seda sulle pakkuda, sest et tal ei ole seda. Tal ei ole seda. Temal ei ole rahu ega rõõmu ja ta ei saa seda mitte kunagi sulle pakkuda. Ära usu teda. Ta on valeta, ta on petja ja ta tahab meid ümber sõrme pöörata. Nende porganditega, mida ta hoiab nagu selle jänese ees, et me hammustaks sinna sisse. Ja selle lõpp on surm. Haarame sellest kinni, mida Jumal on meile pakkumas. Lähme keerame 1. Samueli raamatusse. Täna vaatame siukseid negatiivseid lugusi. Ma ei tea, kas see aitab kedagi. Mõtted on nii olulised. Millele me mõtleme? 1. Samueli raamat, 18. peatükk. Ja ma loen 6. salmist. Ja ütleb siin on siis Saulist ja Taavetist lugu. Ja ütleb, et ja kui nad olid tulemas, siis kui Taavet pöördus tagasi Filisti löömast, Taavet oli siis löönud Koljati maha just, läksid naised kõigist Iisraeli linnadest kuuldes ja lauldes ja tantsides kuningas Saulile vastu, olles rõõmsad trummide ja simblitega. Ja tantsivad naised laulsid vastastikku, ütlesid, Saul lõi maha oma 1000, aga Taavet oma 10 000. Siis Sauli viha süttis väga põlema, sest seesugune kõne oli ta meelest paha. Ja ta ütles Taavetile, nad annavad 10 000, aga minule annavad 1000. Nüüd puudub tal veel ainult kuningriik. Ja Saul hakkas vaatama kõõrdi, või inglise keeles ta ütleb, et Saul hakkas vaatama kadedalt Taavetile, alates sellest päevast ja edaspidi. Ja ütleb 10. salm, ja järgmisel päeval tuli kuri vaim võimsasti. See Jumalalt, Jumal ei saada kurja vaimu kellelegi. Isegi piiblitõlkijad vahest on teinud väheke vigu. Tuli siis Sauli peale ja ta märatses kojas. Nüüd, mis siin toimub jälle? Ma küsiks sama küsimuse, mis ma küsisin, et mida tegi Aabel Kainile, et anda põhjust tema vihaks. Mida tegi Taavet Saulile siin, et anda põhjust vihaks? Mitte midagi. Mitte midagi. Taavet lihtsalt tegi Jumala tahet. Taavet haaras Jumalast kinni, läks julgelt, lõi Koljati maha, sai tohutu võidu. Samal ajal, kui Saul värises koos terve sõjaväega oma saabastes. Ja nüüd see, et Taavet oli julge tegema Jumala tahet, see vihastas Sauli. Saad sa aru, et kui meie käime Jumala teed ja teeme Jumala tahet ja hoiame tema sõnast kinni. Ja kui me räägime Jumala sõna ja kui me elame Jumala sõna välja, see pahandab väga paljusi.
ka kristlasi. Ja see on täpselt see sama asi, et nad lasevad sellel pahandumise seemnel, nad lasevad kuradil nii-öelda külvata enda südamesse selle pahandumise seemne, nad võtavad selle vastu. Ja tegelikult nad on petetud. Ja Saul ka siin, ta vaatas tal tuli see kadedus. Talle nad annavad 10 000, minule ainult 1000. Ja kujutad ette, see üks mõte, see üks seeme tema peas viis selleni jälle, et ta haaras oma oda ja tahtis Taavetit läbi lüüa. Ja Taavet pidi põgenema tema eest aastaid. Sest ta oli nii hõivatud, jälle, millega sa oled hõivatud oma mõttemaailmas? See on see, kuhu me läheme. Ole hõivatud Jumala asjadega. Ole hõivatud Jumala asjadega. Ära ole hõivatud teiste inimeste eludega. Las igaüks elab oma elu. Amen. Elame meie oma elu koos Jumalaga ja oleme hõivatud sellega, mida Jumal tahab, et mina teeks. Ja vaatame, et meie elud oleksid korras. Ja jälgi, mis on su mõttemaailmas. Sest üks see vihaseeme, see ajas, ta oli marus, ta oli valmis tapma. Ja jälle me küsiks, miks? Mida tegi Taavet? Mitte midagi. Ta armastas Jumalat. Taavet andis talle armu mitu korda, ta oli võimalus teda maha tappa. Taavet mõtles õigeid mõtteid. Isegi kui nad olid seal koopas ja Saul oli seal ja Taaveti üks mees, mehed ütlesid, hoppikene Taavet, see on meie võimalus. Anna mulle ainult luba, ma löön selle Sauli maha. Ja Taavet ei lubanud. Ta ütles, ma ei puutu Jumala võitud. Saul oli hull täiesti, hull seestunud. Aga Taavet ütles, ei, minu käe läbi ta ei sure. Küll Jumal ise mõistab kohut tema üle. Taavet mõtles õigeid mõtteid. Ja isegi seal oli need paar korda, kui ühe korraga Taavet võttis ühe oma mehe kaasa. Saul ja need olid leeris, nad ajasid neid taga. Ja öösel, kui nad olid magamas, ja see oli huvitav, isegi Viibel ütleb, kui sa loed seda lugu, ütleb, et Jumal pani raske une nende peale. Nad kõik magasid seal norinal. Ja seal oli Saul magamas mingi vankri peal ja seal oli tema piik ja seal oli tema joogikruus. Ja jälle Taavet läks kahekesti oma ühe mehega. Läksid sinna vaenlase leeri täiesti öösel. Ja see mees ütles, Taavet, anna ainult luba, ma võtan selle tema oma piigi ja ma löön ta läbi selle piigiga siin samas. Taavet ütles, ei, ma ei puutu Jumala. Ja ütles, et võta see piik, võta see joogikruus, et nad näevad pärast, me olime siin. Ja Taavet ei puutunud temasse. Ta ootas, kui Jumal mõistis kohut tema üle. Jälgime, mis on meie mõttemaailmas. Ärme lase ühelgi kibedusel, pahandumisel, ärme hammusta nendesse asjadesse sisse, sest et see on surm. See ei too elu, see ei too rahu, see toob ainult surma. Õiged mõtted. Jälle, kui me mõtleme Jeesus enda peale. Me ei kujuta ette tegelikult. Tegelikult me ei kujuta ette, missugust elu Jeesus elas. See 3 aastat peale seda, kui ta oli ristitud seal Jordani jões ja kui püha vaim tuli tema üle. Ta oli absoluutselt igapäevaselt. Ta oli taga kiusatud. Ta oli väga paljude poolt vihatud. Seal oli hunnik neid, kes tahtsid teda tappa kogu aeg. Ta oli taga räägitud, ta oli nagu igatepidi, me ei kujuta ette, mis inimesed talle tahtsid teha või tegid või rääkisid või... Ja ometigi ta mitte kordagi, ta ei lasknud vihal tulla, ta ei lasknud pahandumisel tulla, ta ei rääkinud kellestki halba, ta käis ringi, ta tegi head, ta oli täis armastust ja rahu ja rõõmu. Amen.
kuni läks risti peale meie kõikide eest. Ja ta andis meile eeskuju. Mis iganes inimesed ei räägi meie ümber, mis iganes seal maailmas ei toimu, mis iganes keegi tahaks meile halba teha. Tead seda, et Piibel ütleb seda, et kui isegi keegi tahaks midagi sulle halba teha, kui sina oled õige Jumala ees, kui sina hoiad oma meeled puhtad ja südame puhta, ta ütleb, et ühte teed nad tulevad küll su vastu, aga nad põgenevad su juures 7 teed. Ja Jumal põhjustab seda. Kui meie anname selle kohtumõistmise Jumala kätte ja ei võta seda enda kätte, siis Jumal tegeleb ise nende inimestega. Amen. Jumal ei jäta sind hätta. Jumal kaitseb sind ja Jumal hoiab sind. Lähme keerame Efeslaste kirja 4. peatükki. Kell on 6. Mul tuli meelde üks koosolek, kui Keith Moore oli rääkimas ja ta oli ka päris pikalt õpetanud. Ja siis ta ka äkki nagu vaatas kella, et oi, kell on nii ja siis ärge vaadake kella. Et nagu, et keegi ei vaataks kella. Ei, Efeslaste 4. peatükk. Vaatame äkki, ma katsun kiiresti. Ja loeme 22. salmist. Ütleb, et teil tuleb enesest ära heita endise elu poolest vana inimene või ütleb inglise keeles, ütleb endine loomus. See loomus, kes sa olid siis, kui sa ei olnud veel kristlane. Sa pead selle endast ära heitma. Ja vaata, mis see vana loomus, kui me hoiame sellest vanast loomusest kinni, mida see meiega teeb, kes ennast hävitab, järgides petlikke himusid. Muutume teiseks oma meele uuendamise teel. Sest kui me hoiame sellest vanast elust kinni ja sellest vanast loomusest kinni, see hävitab meie elu, varem või hiljem. See hävitab midagi meie elus. Ja ütleb, ja saada uueks oma meele vaimus. See on see sama, saage uueks oma meele uuendamise teel. Ja riietuda uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud. Tead, et sa oled loodud Jumala sarnaseks. Sa oled loodud Jumala sarnaseks. Elame sellisena, nagu me oleme loodud. Ärme hoia kinni sellest vanast loomusest. Ärme hoia kinni nendest vanadest mõtetest ja harjumustest ja sellest, kuidas me räägime ja kuidas me käitume, kuidas me teeme. Me oleme loodud Jumala sarnaseks. Tõelise õiguse ja pühaduse sisse. Sellepärast, mille pärast, et me oleme loodud uueks, Jumala sarnas, sellepärast jätke maha vale. Jätke maha, see on esimene asi, mida ta ütleb. Miks? Sest et vale on nii kuratlik, kui see saab olla. Kurat on valetaja ja valede isa. Ja kui meie valetame, siis me võtame omaks tema loomuse. Sellepärast jätke maha vale ja rääkige tõtt igaüks oma ligimesega. Ja jälle, ma arvan, et siin ei ole mitte ühtegi inimest, kes ei oleks kunagi valetanud. Ja ma ütlen jälle tänu Jumalale Jeesuse vere eest. Amen. Ja saame meelt parandada Jumala ees. Ja rääkige igaüks oma ligimeseks, sest me oleme üksteise liikmed. Vihastuge, aga ärge tehke pattu. Ärge laske päeval looja minna oma vihastuse üle ja ärge andke maad kuradile. Need on 2 põhiasja, vale ja vihastamine, kus me võime anda maad kuradile. Paneme need asjad kinni oma elus. Ärme anna maad. Mulle meeldib, kuidas inglise keeles ütleb, ta ütleb, et ärge andke mitte jalatäitki kuradile. Mitte jalatäitki. Ja lähme keerame Kolossa, sest see on väga sarnane kirjakoht kolosslastele ja 3. peatükki. Ja ma loen 8. salmist.
Ütleb, ent nüüd jätke teiegi maha see kõik viha, jälle viha, ärritatavus, kurjus, pilkamine, ropud sõnad oma suust. Miks? See ei ole Jumalast. Ärge rääkige valet üksteisest, jälle see valetamine, sest te olete endid lahti riietanud vanast inimesest tema tegudega ja olete riietunud uude inimesse, kes on uuendatud õigesti tunnetama oma looja kuju järgi. Ma loen sulle selle 10. salmi laiendatud tõlkes. Ütleb, ja te olete ennast riietanud uue vaimse minaga. Saad sa aru, Piibel ütleb seda, et kui me oleme Kristuses, siis me oleme uued loodud. See inimene, kes nüüd elab siin selle ihu sees, ei ole see sama inimene, kes elas selle ihu sees, kui ma ei olnud päästetud. See peab meile kohale jõudma, et me oleme loodud uueks. Me ei ole parandatud, me ei ole lapitud, me oleme loodud uueks inimeseks. Me oleme uuesti sündinud Kristusesse, Jeesusesse. Me oleme uued. Selle uue vaimse minaga, kes on alati uuenemise ja ümberkujundamise protsessis, täielikuma ja perfektsema teadmise sisse tema kuju, siis Jumala kuju ja Jumala sarnasuse järgi, kes selle lõi, mille? Selle uue loodu. Amen. Peaksime iga päev muutuma rohkem ja rohkem Jumala sarnasemaks. Oma mõtlemises, oma elus, käitumises, sõnades, kõiges, mis me teeme, tema sarnaseks. Sest me oleme loodud selleks, loodud Jumala moodi. Ja jälle, mulle meeldib, kui Joel Siegel oli siin, see üks lause, mis ta ütles, et see elu, ma täpselt nüüd, aga umbes see mõte oli see, et see elu on nii kuri ja pime ja hull siin, et seda elu me ei saagi elada muud moodi kui ainult olles täis Jumalat. Amen. Ja see on tõde. See on tõde. Sest kui me ei ole täis Jumalat, siis me jääme alla sellele maailmale. Ja see maailm tuleb ja ta vormib meid enda järgi. Nii et ole täis Jumala sõna, ole täis Jumala vaimu. Amen, täis teda. Mõtle temast, mõtle tema sõnale, räägi tema sõna. Amen, palu tema sõna. See hoiab meid. Eelmine kord, vist oli eelmine kord, pastor Jaanus rääkis seda lugu, kui Peetrus kõndis vee peal. Oli vist eelmine kord. Ja see on jälle, see on hea näide sellest, et nii kaua, kui ta hoidis oma tähelepanu Jeesusel, ta kõndis imes. Ta tegi midagi, mida on inimlikult võimatu teha. Ja niipea, kui ta tähelepanu läks sellele välisele, tuul, lained, pime, märg, ta hakkas vajuma. Me peame hoidma oma tähelepanu Jumala peal. Amen. Kui me laseme oma tähelepanu minna nendele asjadele, mida räägib uudised ja meedia ja inimesed ja kui hirmus see kõik on ja kui kole see kõik on ja mis kõik toimub ja sõjad ja asjad ja Jeesus ütles, te kuulete nendest asjadest, aga ärge kartke ja ärge olge hirmunud. Me ei tohi oma tähelepanu panna nendele asjadele. Meie tähelepanu peaks olema Jumalal, kes on meie hoidja, kes on meie kaitsja, kes on meie vägi, kes on meie abi. Amen. Hoiame oma tähelepanu. Sest et nii kui Peetrus võttis tähelepanu Jeesuse pealt ära, see ei võtnud see aeg, see oli plump. Ta vajus. Ja kui me ei taha vajuda, siis hoiame oma tähelepanu Jumalal ja Jumala sõnal. Sest jälle, see maailm on täis valesi. Täis.
Miks meil on vaja Jumala sõna? Et lihtsalt püsida õigel rajal ja lõpetada oma võidujooks. Sest et Jeesus ütles ka, Mattuse, ma mäletan, kas see oli 23 peatükk või kus ta räägib lõpuaegadest. Ta ütles, et kes otsani vastu peab, see pääseb. Väga paljud ei pea otsani vastu. Ja miks nad ei pea otsani vastu? Sest et nad lasevad oma tähelepanul minna selle peale, mis ümberringi toimub. Sest et kui me paneme oma tähelepanu nende asjade peale, mis ümberringi toimub, see avab meile selle, et hirm tuleb, kartus tuleb, ebakindlus tuleb ja me hakkame vajuma. Ainukene, mis hoiab meid kindlana selle tee peal, on Jumala sõna. Paneme oma tähelepanu Jumala sõna, fokusseeri ennast Jumala sõnale. Iga päev. Jälle, me peame vahest meelde tuletama neid vanu asju. Pastor Jaanus on rääkinud 90-ndatel, üsna alguses, kui kogudus ka sai alguse. See oli neil nii sisse kujunenud, neil olid need väikesed lipikud, kus olid kirjakohad peal. Ja need olid neil kogu aeg kaasas. Et läbi päeva, mul on rahakoti vahel teatud kirjakohad. Et läbi päeva, kus iganes sa oled, kus iganes sa lähed, sa võid võtta sealt ja lugeda Jumala sõna. Ja see aitab sind. See on ainukene asi, mis sind aitab. See on ainukene asi, mis nii öelda, kui sa hakkad vajuma kuhugi. Kui see, et nagu sa kuulsid midagi, sa nägid midagi ja nüüd hirm tahab tulla. Nüüd see on ainukene asi, millest kinni haarata. Ja see on nagu see Jeesus, kes sirutab oma käe ja tõmbab su välja jälle. Amen. Jumala sõna. Meie tähelepanu peab olema Jumala sõnal. Sest et see maailm on täis apikene, jälle iga päev jälle kuuled, jälle mingi veel suuremad ja veel nagu peenemad petuskeemid ja asjad, mida tehakse, kus helistatakse inimestele või saadetakse mingid e-maile ja tahetakse inimesi petta. Tahetakse neilt mingisugust infot kätte saada või rahasi kätte saada. Saad sa aru, et inimesed teevad hommikust õhtuni tööd sellega, et petta teisi inimesi. See on nende elu. See on nende elu. Ja tead seda, et seal on väga palju neid, kes on, miks Jeesus ütles, et mitte palju neid, kes on vägevad inimeste silmis, mitte palju neid, kes on kuidagi suursugused, ei ole kutsutud, vaid need, kes ei ole nagu teiste silmis midagi, on Jumal kutsunud, et teha midagi vägevat nende elus. Sest tead seda, et seal on üle maailma. Seal on meeletult rikkaid inimesi, seal on eliidid igal pool, igas riigis. Ja tead seda, et nad ei räägi sulle tõtt. Tead seda, et seal on väga palju just rikkaid inimesi, positsioonis inimesi, kes teevad ainult, elavad selle jaoks, et saada endale rohkem teiste arvelt. Et jätta endast väga ilus ja tore pilt, aga tegelikult sa ei lähe neile korda ja tegelikult lõppkokkuvõttes nende skeemid on see, et saada sinult veel rohkem midagi kätte endale. Saad sa aru, et inimesed elavad selle nimel, et petta ja teha kurja. Miks? Sest et nad on andnud oma südamed kurjale. Miks Jumal pidi ka ära pühkima need inimesed kõik maa pealt, sest et inimeste südame mõtlemised olid kurjad. Miks Jumal peab kogu selle maailma üks päev kokku rullima? Sest siin on ikkagi miljonid ja miljonid, kes ei taha Jumalast mitte midagi teada ja kelle südame mõtlemised on kurjad. Ja siin ei ole mitte midagi sellega teha, kui lihtsalt see kokku rullida ja Jumal loob uued taevad ja uue maa, kus õigus elab. Jumal vihkab kurjust. Jumal vihkab seda, mis tehakse. See ülekohus, see kuri. Ja meil ei tohiks olla mitte midagi sellega pistmist. Amen. Paneme tähele, mis toimub meie peas. Sest et pettus ja vale, see on pimedus. See ei ole valgus.
Jumala juures on valgus. Jumal on hea. Seal on rahu, seal on rõõm, seal on head asjad. Kui midagi meie elus on, mis ei ole positiivne ja hea, me peame tegema inventuuri, kus mul on see uks lahti, kust ma olen lasknud need asjad endasse tulla. Ja parandama meelt teatud mõttelaadide üle või eest nagu asjade üle, mis me oleme mõelnud ja lasknud ringi keerelda oma peas, minema Jumala ette ja parandama meelt. Et Jumal saaks aidata meid edasi, anda meile strateegiat, mida nüüd teha. Ja tead, et Jumal on absoluutne geenius. Tead seda, et kui meile vahest võib tunduda, et meie elu on üks suur sasipundar ja see, mis ma olen kokku keeranud, seda ei suuda ma vist mitte kunagi enam lahti harutada. Ja sina ei suuda, aga Jumal suudab. Amen. Aga tal on vaja seda, et me anname need asjad tema kätte. Et me saame aru, et ma olen ühe suure käki kokku keeranud. Ja ma tulen Jumal su ette, ma parandan meelt. Ja nüüd ma annan selle asja sinule üle, sest et sina ainult oskad ja suudad. Ja teed selle ja harutad selle asja kõige imelisemal viisil lahti, mida ei suudaks mitte ükski inimene. Amen. Ja Jumal on nii hea. Ja ta tõesti armastab meid nii palju. Ta tahab meile ainult head. Lõpetame. Viimane kirjakoht, 2. Korintuse kiri ja 10. peatükk. 2. Korintuse 10 ja 4. salmist. Sest meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad. Jumala ees maha lõhkuma kindlustusi, hävitades kõik mõistuse targutused. Meie relvad on vägevad. Vahest on see, et kui meie käes ei ole see pudrunui või see, ma ei tea, püss või mõõk, siis me tunneme, et nagu, kuidas ma ennast kaitsen. Jumal ütleb, et meie relvad on vägevad. Need on nähtamatud, aga nad on vägevad. Nad on 1000 korda vägevamad, 1,000,000 korda vägevamad kui sinu mõõk või püss. Või pudrunui selle naise käes, kes on seal ukse taga. Vägev, nad on vägevad. Jumala ees maha lõhkuma kindlustusi, hävitades kõik mõistuse targutused. Me räägime mõtetest, mõistuse targutused. Ja me lükkame ümber kõik kõrgistused. Nüüd mulle meeldib, mis laiendatud tõlge ütleb selle kõrgistuste kohta. Ta ütleb kõik argumendid, teooriad ja põhjendused ja kõik uhked ja üleolevad asjad. Saad sa aru jälle, kui kurat tuleb tooma mõtteid, ta tahab tuua just argumente, teooriaid, põhjendusi. Ta tahab, et me hakkaksime arutlema ja keerutama asju oma peas. Pane tähele neid asju. Aga ta ütleb, et me peame need ümber lükkama. Kõik need kõrgistused, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu. See tähendab, et iga mõte, mis läheb Jumala sõna vastu, me peaks ümber lükkama, välja viskama oma peast. Iga mõte. Ja ta ütleb, võttes vangi iga mõte. Kristuse sõna kuulelikkuse alla. Jälle Kristus. Mis on Kristus? See on see võitud sõna. Amen. Jeesus oli sõna, kes sai lihaks. Me peaks võtma iga mõtte, selle võitud Jumala sõna nii-öelda selle järgi otsustama, kas see asi võib olla mu peas või ei või olla. Kas see läheb kokku Jumala sõnaga või ei lähe? Ja olles valmis nuhtlema kõike sõnakuulmatust. Ole valmis nuhtlema. Saad sa aru, sõnakuulmatus on see, mis läheb Jumala sõna vastu. Ole valmis seda nuhtlema. Amen. Võta see vaimulik pudrunui ja löö see mõte välja oma peast. Ma ei tea, miks mul see pudrunui. Mis ajastust see on? Okei. Ja kui teie sõnakuulelikkus enne on saanud täielikuks. Amen. Meie mõtted on olulisemad, kui me arvame. Kõik algab mõtetest.
Amen. See ei ole see, et inimene hüppab äkki esile ja lihtsalt teeb mingi teo. Ta on seda enne mõelnud. Amen. Ta on seda enne mõelnud. Seal on isegi inimesed, kes on kuidagi väga kiired. Ma tean, ma olen ise vahest see, et nagu mingi idee tuleb ja kohe, teeme ära. Aga ikkagi seal tuli see idee, seal tuli see mõte. Amen. Ilma mõtteta ei tee ükski inimene mitte midagi. Jumal isegi ei loonud maailma ega sind ilma, et tal tuli see mõte. Amen. Looks maailma. Teeks inimesed, kes oleks minu lapsed. Tal tuli mõte ja ta tegi selle teoks. Kõik meie elus algab mõttest. Jälgime oma mõtteid. Teeme inventuuri. Amen. Ärme lase lihtsalt asjadel uidata oma kahe kõrva vahel. Võtame vangi need valed mõtted. Viskame nad välja. Ärme lase neil hävitada oma elu. Amen, sest et Jumal tahab meile edu ja edu kõiges. Ja see kõik algab õigetest mõtetest, Jumala sõna mõtetest. Amen. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Isa, me täname sind, et sa oled nii hea. Isa, me täname sind, et sa oled andnud meile armu. Sa ütled ka, et me tuleksime julgelt, Isa, armutrooni ette Jeesuse vere läbi, Isa, et me saaksime armu, Isa, oma abiks, õigeks ajaks. Ja Isa, tõesti me otsustame, et me tuleme sinu armutrooni ette, Isa, et saada armu, Isa, et tõesti kontrollida ja teha kalkuleeritult, Isa, otsuseid, mida ma lasen oma peas ringi käia ja mida ma ei lase, Isa. Ja Isa, me täname sind, et sa tõesti annad meile seda armu, sa annad meile tarkust, Isa. Sa annad meile juhatust ja sa tõesti õpetad meid, Isa, kuidas teha vahet õigetel ja valedel mõtetel. Isa, et meie elus võiks olla ainult see hea, mis sa oled meie jaoks loonud, Isa. Et me võiksime käia seda edukat elu, Isa, seda edukat teed, Isa, mida sina oled pannud meie ette. Ja Isa, me täname sind selle eest. Jeesuse nimel. Kiitus ja tänu sulle, Isa, et sa oled jätnud meid vaese lasteks või sa oled jätnud meid üksipäini, Isa, kuidagi viisi, et saage hakkama nagu tahate. Ei, Isa, me täname sind, et sa ütled, et sa oled meiega iga päev ja kogu aeg. Et sa kunagi ei jäta meid, Isa, ja sa kunagi ei hülga meid, Isa. Ja Isa, me täname sind, et sinu abi on meile kätte saadav iga päev ja iga hetk, Isa, meie elust. Ja Isa, me täname sind selle eest. Halleluja, et sa aitad meid, et sa õpetad meid, et sa juhatad meid, Isa, et me võiksime tõesti elada, Isa, seda elu, kus, Isa, meie elud peegeldavad sind, Isa, ja näitavad inimestele, Isa, missugune sina oled. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Amen, amen. Nii et meil on kodutöö teha. Iga päev. Iga päev vaadata, mis on meie mõtetes. Kas meie mõtted on head? Kas nad on puhtad? Kas nad on head kuulda? Amen. Kas see, mis on mu mõtetes, kas ma läheks ja julgelt räägiks kellegile teisele inimesele? See on siuke hea asi, millega tšekkida asju läbi. Kui me ei taha mingist asjast kellelegi rääkida, siis see näitab, et midagi ei ole korras. Nii et teeme kodutööd hästi ja me lähme vägevasti edasi koos Jumalaga. Amen, amen.